kuskil veidi rohkem kui aasta aega tagasi mul oli paralleelselt tegelikult 2 sellist näituse projekti ideed, aga mitte ka ainult ideed, et olid ka mõningad teosed, midagi oli juba materjali valatud ja üks idee oli siis midagi, mida ma oleksin ilmselt pealkirjastanud kui maailmalõpu meeleolu ja teine siis oli seesama Sõprade laul. Ja siis ma pidin nende vahel kuidagi valima. Ja võib-olla minu jaoks on nagu huvitav isiklikult see, et just selline siis nagu duaalsus või duo nii-öelda tekkis ja ilmselt see ikkagi kõneleb sellest meie praegusest ajast, mis ilmselt minu silmis on ikkagi võib-olla üks kõige traagilisemaid aegu, mis üldsegi olnud on ja traagiliseks teeb ta ennekõike just see võib-olla siis jätkusuutmatus või siis ütleme see antropotsentristlik maailmapilt, mis meid on viinud ikkagi täieliku hävingu äärele ja see inimkonna jätkusuutmatus sellega kuidagi toime tulla või leida laialdaselt päriselt viise, kuidas jätkusuutlikumalt elada ja toimida ja mõelda. Ja ma arvan, et ilmselt see selline, vahest vist nimetatakse seda ka ökoärevuseks või tont teab veel milleks, et ilmselt see on ka laiemalt minu põlvkonnale omane vähemalt ja ilmselt mitte ainult minu põlvkonnale. Et aga siis, mis see tähendab, on ju tegelikult see, et mõnes mõttes ma olen sellises pidevas kriisiseisundis, kus ma siis pidevalt ka otsin mingisugust lootust või miski peab kuidagi ikkagi ju seda lootust andma, et kuidagi elada ja olla ja elust rõõmu tunda. Ja siis just nimelt üks, mitte ainuke, aga üks väga oluline koht, kus ma seda lootust olen alati ja pidevalt leidnud, on kindlasti olnud sõprus. Ja siis veidi rohkem kui aasta aega tagasi mul siis oligi nagu justkui valik, et kas siis kuidagi öelda midagi selle hetke olukorra kohta, mis on nagu halb ja ei ole eriti lootusrikas või siis hoopiski otsida lootust ja ma siis sedapuhku valisin selle lootuse tee, kuna see kuidagi, ilmselt ma lihtsalt olen võib-olla liiga õrn inimene, et kuidagi kogu seda maailma valu lõuendile valada. Aga teisalt jällegi võib-olla ka ma tunnen, et mul ei ole midagi nii palju uut selle kohta öelda, aga võib-olla selle lootuse osas mul ehk on midagi anda. Kuna see näituse pealkiri ju on tegelikult otse laenatud Jaan Tättelt, kellel on terve hulk laule, mida ta on pealkirjastanud kui Sõprade laul, siis ütleme selles Jaan Tätte Sõprade laulu maailmas on minu meelest ka pigem, kuigi seal alati võib-olla ei öelda, kus nüüd ollakse, aga pigem on niisugune tunne, et ollakse kusagil maal või kusagil looduse keskel või kusagil nagu linnakärast pigem eemal. Ja võib-olla teisalt jällegi, et on see kuidagi lootusega ka seotud, et võib-olla mulle tundub, et mõnes mõttes ikkagi lootus on kusagil linnakärast eemal ja kusagil looduse keskel, nii palju kui seda veel alles on. Sõpruse võib-olla sageli kõige eredamad momendid või kus tõesti sa tunned oma lähedaste sõpradega mingisugust suurt ühtsustunnet või mingeid jagatud tundmusi, et minu elus on need sageli olnud pigem siis mingites, tõesti siukses õhtuses ajas, õhtustes koosviibimistes ja ka see näitust sissejuhatav väike tekstilõik nagu kirjeldab midagi sellist, et see on puhtalt ilmselt mu isikliku elukogemusega seotud, et ilmselt see ei pea alati nii olema, aga nii see on olnud. Või siis ka teisalt, et see on selline, võib-olla selline videviku aeg või ka öisem aeg, et see on kuidagi vaiksem aeg või selline, kus nagu saabki kuidagi ka rohkem nagu kuidagi sissepoole oma
mõtteilma vaadata ja ega see sõpradega koos olemine kas või sellisel kujul lõkke ääres ei tähenda ju, et kogu aeg võib-olla juttu vestetakse või on väga aktiivne seltskondlik elu, et vahel ollakse ka lihtsalt koos ja vaikitakse, aga see on ikkagi kuidagi väga, väga eriline, et noh, ma ei tea, võib-olla see on ka nagu natuke niisugune sakraalse ruumi otsimine või et kuidagi päeval päikesevalgel kuskil eriti veel rahvarohkes kohas nagu võib-olla ei ole sellist, no minul isiklikult sellist erilist tunnet, aga kui sa siis lähed nagu kuidagi sellest kärast eemale ja võib-olla aeg on hilisem ja valgus on eriline, et siis kuidagi see ruum ka nagu lihtsalt toetab või mängib kaasa sellele.